Et täna meil tegelikult on selline 3 võib-olla suuremat teemat, et natukene arutaksime seda, et kuidas see korralduslikult välja näeb, mis on tähtsamad kuupäevad, mis tulevikus saama hakkab ja kus on võib-olla praegu need kogunenud materjalid, et kuidas asjadega alustada, kuidas asjadega edasi minna. Ja kindlasti ka arutame natukene seda kommunikatsiooni poolt, et tegelikult meie sihtgrupp ju ei ole ainult seirenoored, et kuidas me võiksime ka nendeni jõuda, et tegelikult kuna meil materjalid on olemas, siis selles mõttes sellest ka täna räägime. Siis Heidi räägib natuke meie arengusuundadest ja lõpus siis üritame võimalikult palju aega jätta just nendele küsimustele ja vastustele, et me saaksime võimalikult täpselt teada, mis murekohad on tekkinud ja et teie saaksite ka võimalikult kasulikku infot tänasest päevast. Kõigepealt see, et tegelikult meil kõikide seires osalevate juhtumi korraldajatega ja veel asjast huvi tundvate inimestega ja valdkonna inimestega on tekkinud selline traditsioon, et iga kuu teine neljapäev, teinekord võib see kuupäev muutuda, on meil hommikukohvid. See suviti küll ei toimu, aga põhimõtteliselt iga aasta võib sellega siis arvestada. Seal me arutame tegelikult selliseid üles kerkinud teemasid, saame võib-olla ka sisendit, saate teie jälle küsida oma küsimustele vastuseid ja saame lihtsalt ka nagu selliselt perioodiliselt kokku. Teine asi on see infopäevad, mis iga aasta toimuvad. Üks on praegu ehk see seire-eelne infopäev ja siis teine on see, et kui seirega on alustatud, et kui need seire nimekirjad on tulnud, et siis, et kuidas võib-olla alustada, milliste koostööpartneritega suhelda ja kuidas üldse jälle midagi selles mõttes teha, et te saate jälle küsida hästi palju küsimusi. Nüüd rahastuse poole pealt, et kõik need tegevused, millest me täna räägime, et tegelikult ju sellest aastast on planeeritud ka rahastus selle jaoks. See rahastuse võimalus avaneb ilmselt mais, võib juhtuda, et avaneb ka juunis, aga praeguse info kohaselt see avaneb siiski mais. Peamine kriteerium on see, et on seirega liitutud, ehk siis täna me räägimegi 11. seirest ja selle kriteerium siis rahastuse saamiseks ongi see, et sellega liitutud oldaks. Teine teema selle rahastuse koha pealt on see, et meie suund on selline maakonna ülesus. Sellest me rääkisime eelmise aasta koostööpäevadel, oleme teile saatnud vahepeal infokirju ja oleme kaasanud ka omavalitsusliitusid. Et siis selle teemaga edasi minna. Varsti näitan teile ka selle koha pealt uuesti meeldetuletuseks väikest sellist infoslaidi ja selle rahastuse koha pealt lihtsalt, et te teaksite, et selle kohta tulevad eraldi infopäevad. Kohe, kui kuupäevad on paigas, kohe saadame teile info, paneme kalendritesse kinni ja kindlasti jällegi ka salvestame seda päeva, et te saaksite pärast kõik kasulikku info järele vaadata. Kuupäevade koha pealt on ka see, et selle 11. seirega liitumise tähtaeg on 1. märts. Jällegi see staaris selle märke tegemine. Juhul, kui millegi pärast on unustatud enne seda 1. märtsi märge teha, siis kindlasti võtke meiega ühendust ja vaatame, kuidas me tehniliselt saame selle ära lahendada, et te ikkagi saaksite seirega liituda, kui teil selleks soovi on. Ja teine kuupäev, mille võiksite endale kohe kalendrisse panna, on 27. märts. Ehk et kui need seire infod on tulnud, et siis me saaksime alustada selle poolega, et võib-olla, et kuidas kõige kiiremini mingeid asju teha, millega üldse alustada võiks ja jällegi, et mis küsimused on teil endal ka tekkinud. Järgmiseks natukene räägiksime teist ka, et sellest, millega teie tegelete just, et kõigi nende NGTS seire nimekirjadega. Miks ma panin siia nimekirjadega tegeleja, sellepärast, et kuna igal pool on tegelikult erinevate ametinimetustega, et kus on heaolu spetsialist, kus on juhtumi korraldaja, kus on noorsootöötaja, kus on lastekaitsetöötaja nimetuseks näiteks jäänud, et selles mõttes me teame, et teie olete need, kes nimekirjadega tegelevad ja mis siis need tegevused tegelikult ette näevad. Et selline suur tabel, kõik need slaidid te pärast saate endale. Et üks asi on see, et kuna ka omavalitsused on hästi erinevad ja tegelikult erinevaid töid, erinevaid valdkondi selle NGTS alas on hästi palju, siis me oleme need lahterdanud erinevate valdkondade alusel, et see esimene, kus natukene sellise helerohelisega on väga kindlad, siis noortegarantii tugisüsteemi nimekirjadega tegeleja ülesanded.
Teised asjad on siis olenevalt ka sellest, kui suur on omavalitsus, et võib-olla on näiteks seal olemas eraldi kommunikatsioonispetsialist, kes tegeleb teavitustööga, et võib-olla on mingite sihtgrupile suunatud ühistegevused, et selle jaoks on eraldi inimene, et tegelikult, et kõik need tegevused oleksid kaetud, siis me siia ühele tabelile need oleme toonud, et mõnes piirkonnas, kui on vähem noori, siis see tähendab seda, et ta tegelikult tegeleb siis nende teiste asjadega natukene rohkem. Ja selles piirkonnas, kus on võib-olla rohkem struktureeritud, jagatud, siis on jällegi see teistpidi. Et korraks veel ühe tabeli näol, et selles mõttes, et need tegevuste planeerimised, et me oleme aluseks võtnud selle koostööraamistiku, mida me oleme jaganud, jagame teiega uuesti, et kindlasti selle võiks läbi lugeda ja selle järgi neid tegevusi planeerida, et jagame teiega tegevuskava ka, mis seda võib-olla natukene siis võiks lihtsustada. Siis teine osa ongi see otsene töö noorega, noore nõustamine, staari info lisamine, ühenduse võtmised ja nii edasi. Kolmas osa on see tööanalüüs ehk siis kuidas me kogume statistikat tänu sellele, kuidas me vajadusi kaardistame ja kõik see aitab meil ka paremini ennetada üldse seda neetolukorda sattumist, seda noorte arvu vähendada, tööd järjest paremini teha ja üldse arendada seda tööd enda piirkonnas. Neljas osa, mille ma veel eraldi toon välja, ongi need teavitustegevused, mis on suunatud siis tegelikult ka KOV-i siseselt, et olenevalt teie omavalitsuse suurusest, et kõik teie enda organisatsiooni töötajad teaksid siis NEET-noorte olukorrast, noortegarantii tugisüsteemist, et teie piirkonna noored teaksid sellest süsteemist, sest koostööpartnerid teaksid ja nii edasi. Ja muidugi ei tohi ära unustada seda enesearengut ja enesehoidu, see on töö osa. Kui me ise ei jaksa tööd teha, siis me ei tee ka tegelikult muid asju, et sellega tuleb arvestada. Toon teile veel üheks näiteks selle, et mis me tegelikult oleme ju ära kaardistanud, mida ma olen teile näidanud ka, aga lihtsalt selles mõttes, et teil ei ununeks see, et tegelikult see individuaalne töö noorega koosneb kuskil üldse 20% selle juhtumi korraldaja tööst. Et tegelikult rohkem me panustame enesearengule, enesehoiule ja võrgustikutööle, teavitustööle, tööanalüüsile, et kui kõik see eelnev on tehtud, siis tegelikult selle individuaalse töö jaoks ei olegi nii palju aega vaja, et ei oleks nagu seda olukorda, et tihtipeale me oleme kuulnud näiteks, et ma ei saa sellele kohtumisele minna, seda võrgustikutööd teha, siis ma ei saa enda tööd teha. Et tegelikult, et te teaksite ja oleksite kindlad, et kõik need kohtumised, kõik see võrgustikutöö, kõik valdkondade ülesus on kõige suurem osa teie töölaualt. Ja tegelikult ka see teavitustöö on ju selles mõttes ikkagi ka võrgustikutöö, et täna me natukene rohkem selle peale panustame. Et kui me sellest räägime, siis me jagame teiega neid materjale. Meil on loodud Drive'i hetkel ühiskaust. Küll ma ütlen, et kõik see info Drive ei jää. Meil on plaanid, et kuidas me seda koolitussüsteemi ja infosüsteemi hakkame laiendama ja arendama, aga lihtsalt kõik see info praegu oleks ühes kohas, on see Drive kõige kiirem variant. Ja selles Drive'is, selles ühiskaustas, mis meil teie jaoks loodud on siis kommunikatsioonikaust. Ja seal me oleme tegelikult ära jaganud sellised infolõigud. Et kõigepealt ma ütleks seda, et see kommunikatsioon kohalikus omavalitsuses üldjuhul ongi suunatud noortele ja koostööpartneritele. Ja koostööpartneritele selles osas, et jällegi, et me jõuaksime kiiremini noorteni ja jõuaksime ka nende noorteni, kes ei tule tegelikult välja seire nimekirjades. Et kogu see kommunikatsioon on selle põhimõttega ja selle eesmärgiga. Ja selle jaoks me oleme tegelikult loonud erinevad materjalid ja erinevad kanalid, mida saab kasutada. Ja ka sellise juhise, et kuidas neid asju võiks kasutada. Et esiteks kanalid, siis kanaliteks on meil YouTube, on Facebook ja on koduleht. Et on meil üleüldine Facebook. See ei tähenda, et teiega oma omavalitsuses ei võiks näiteks enda piirkonna Facebooki luua NEET-olukorras noortele või üldse noortele või võib-olla teil juba on olemas Facebook, et te saate seda infot jagada. Ja samamoodi koduleht, et meil on olemas selline
üleüldine noortegarantii tugisüsteemi koduleht, aga ma tean juba, et väga paljudes omavalitsustes on ka loodud tegelikult eraldi just enda piirkonna noortele, et saaks kiiremini jagada seda infot, mis on teie piirkonnast tulemas ja mis on teie noortele just vajalik. Korraks tooksin need ette ka, et mis seal tegelikult see noortegarantii tugisüsteemi YouTube sisaldab. Et meil on seal erinevad noortegarantii tugisüsteemi tutvustavad videod, mis on eraldi ekstra loodud just noortegarantiile ja noortegarantii tugisüsteemile. Et kui teil kuskil on vaja selgitada seda rohkem, et millega te tegelete, siis kindlasti neid videosid te saate kasutada. Siis on meil teavituskampaania videod, et kus noored ise räägivad, et pöördu noortegarantii tugisüsteemi spetsialistile, pöördu noorsootöösse, pöördu töötukassasse, räägivad ka enda probleemidest. Seal on nii pikemad kui ka lühemad videod, et jällegi samamoodi, kui te ise teete teavitustööd, kui te lähete kuhugi rääkima, siis neid videosid te saate kasutada. Et ja seal on selles mõttes kõik videod, mida me salvestame, mida me jagame, kõik me sinna YouTube'i paneme. Et kui teil midagi nägemata jääb, siis te teate, kust te need teinekord üles leiate. Et meil on seal ka sellised jõulutervitused ja sellised igakuised statistikavideod, et kõik on nagu ühes kohas. Ja lisaks sellele on meil kogunenud ka selline õppematerjalide loetelu. Seal on ära lahterdatud erinevad sellised kategooriad. On info just noortegarantii tugisüsteemi kohta, et videod, mida me ise oleme teinud. Aga on ka sellised videod, mida on teinud juba võib-olla kas teised spetsialistid või teised organisatsioonid, mida me näeme, et oleks teiste inimeste jaoks kasulik, oleks teie jaoks kasulik. Ehk samamoodi, et kui te ise midagi näete, kuskil osalete näiteks konverentsil, mida on ka YouTube'i näiteks salvestatud ja teile tundub, et see oleks kasulik ka teistele spetsialistidele, siis kindlasti võtke kohe minuga ühendust või siis Heidiga ja annate teada, me salvestame selle siia ka, et teised leiaksid selle kiiresti ülesse. Siis teine asi on see Facebook, et sellega ma loodan, te olete juba liitunud, et seal me jagame ka võib-olla sellist iganädalast infot, aga ka sellist üleüldist noortegarantii infot ja sellist üleüldist valdkonnapõhist infot, ehk et mitte ainult siis noortegarantii tugisüsteemi kohta, aga ka võib-olla kui haridusmaastikul midagi muutub või siseturvalisuse valdkonnas näiteks midagi muutub või kultuurivaldkonnas, ehk et me üritame kursis hoida nagu siis ka läbi selle kanali. Ja kolmas asi on siis meie koduleht, nagu ma juba ütlesin, et siit leiab sellise üleüldise info, et kui keegi küsib, et mis see noortegarantii tugisüsteem on, kus see alguse on saanud, mida oleks kõige vajalikum teada, siis see on see leht, kuhu siis suunata neid inimesi. Ja samamoodi, et kui te näete, et seal on midagi puudu või midagi valesti, siis kindlasti kirjutage minule või Heidile ja me kohe nagu selle asja lahendame ilust ära. Teine osa selles kommunikatsioonis on materjalid, mida me jagame. Et tuletan veel kord meelde, et kogu see kommunikatsiooni osa on selle jaoks, et me jõuaksime nende noorteni, kes siis seires välja ei tule, ehk siis 27–29 aastased, need, kes võib-olla sellel seirepäeval hetkel olid tööl, et me jõuaksime nendeni kiiremini, siis meil on loodud teile selline ühiskaust, ühismaterjal, ühisinfo, et üldse ka selle rahastuse mõttes, et te teaksite, mida te võite jagada, mida te peaksite jagama. Et sellised kasulikud asjad. Ja see postkaart on siis üks selline asi, mis on mõeldud teile jagamaks siis koostööpartneritele. Eest näeb see välja selline ja tagant näeb see välja selline ja see on siis muudetav, et kus te saate siis ära muuta ja lisada enda siis info, enda kontaktandmed, saate trükikojasse ja siis koostööpartneritele jagada näiteks kohalikku noortekeskusesse, teie maakonna töötukassa esindusse, ehk et siis ka koostööpartnerid teaksid jagada infot siis noortegarantii tugisüsteemi kohta ja see noor jõuaks siis kiiremini teieni, kes seda lisatuge vajaks. Kolmas asi on ikoonid. Ikoone on meil kuskil selline 45 tükki. Need on lihtsalt selleks, et võib-olla nagu, kui te jällegi lähete kuhugi väljapoole rääkima, et teil on mingisugused sõnad, mida saaks võib-olla selliselt piltlikult näidata, et inimestele jääks see asi paremini meelde, et ta seostaks kohe ära, et ahah, et seal olid mingid lillad väiksed mehikesed ja NGTS oli seal all ja siis kohe seostab ära, et kuhu pöörduda ja kes sellest infost rääkis. Neljas asi on meil märgid ja sildid, mida jällegi saab ka niisama välja printida ja seinale panna, saab teha neid märkideks ja siltideks ja neid on siis hästi palju erinevaid variante, et mis teile kõige meelepärasem endale on.
et neid saab jagada noortele mingitel üritustel ja neid saab ka siis endale teha näiteks, kui te lähete kuhugi üritusele ja panna siis näiteks rinda. Ja viimane osa selles kommunikatsioonis on siis need plakatid ja liikuvad pildid. Et tegelikult neid on meil ka hästi erinevates variantides, et alati selle nimega, kus on kirjas, et ühiselt leiame sihi, mis sulle meeldib, on mõeldud siis noorte garantii tugisüsteemi reklaamimiseks. Aga meil on ka sellised plakatid, kus on kirjas, et ühiselt leiame töö, mis sulle meeldib. Ehk et näiteks panna töötukassa seinale, et jällegi selliste piltide ja visuaalidega noored seostaksid ära, et me kõik töötame ühe asja nimel, me kõik üritame sama asja teha, et selle noorel lihtsalt edasises elus oleks parem. Samamoodi on meil seal ka ühiselt leiame hobi näiteks, mis sulle meeldib, et seda saab näiteks noortekeskustes kasutada. Lihtsalt ütlen, et see on Drive'is, see on seal juhtumikorraldajate ühiskaustas ja seal on kaust nimega kommunikatsioon ja logod, et kogu see info on seal. Ja kui midagi jääb segaseks, siis kindlasti võtke meiega jällegi kohe ühendust. Kui te ise näete, et midagi võiks lisada, seal on ka selline kaust nagu head näited. Et praegu näiteks meil on seal Pärnu flyerite näide, kes tegid ise flyeri just enda piirkonna võtmes, enda piltidega, et noor teab, kelle poole pöörduda, et sinna häid näiteid saate ka ise lisada. Et tegelikult, kui te ise olete midagi teinud, siis kindlasti me väga ootame huviga ja väga tahame neid näha, et kuidas teie piirkonnas läheb ja mida teie olete teinud selleks, et siis nende noorteni jõuda, kes seireväliselt välja tulevad. Nüüd natukene ma korra räägin ka sellest, mis on need muud materjalid seal Drive'i kaustas. Et kõige esimesena, et me oleme need ka ära nummerdanud, et võiks alustada sellest sissejuhatuse kaustas. Et me oleme suunanud ka seal, teinud igas selles kaustas sellise alustamisdokumendi, et sa teaksid, kuidas liikuda nende erinevate kaustade vahel. Ja teinekord nad suunavad ka sinna erinevatele YouTube'i kanalile, erinevatele videoloengutele. Et siit kindlasti te leiate need juhtumikorralduse juhendid, staari juhendid ja siis ka juhtumikorralduse juhendid, samamoodi ka sotsiaaltöötaja juhtumikorraldaja juhendi, et tegelikult meie töösul läheb ka seda infot vaja. Lisaks on seal räägitud sellest, et miks me peame infot lisama näiteks staari, et mis kasu see meile üldse toob. Ja samuti oleme ka kokku kogunud ja iga selline kuu me lisame sinna ka erinevaid uuringuid, erinevaid infomaterjale, erinevaid dokumente, mis on just siis noorte valdkonnaga seotud, et mida te saate tegelikult huvi pärast siis lugeda, uurida, vaadata, analüüsida, et kuidas see ka teie piirkonnaga need erinevad uuringud näiteks seostuvad. Teine selline kaust on erinevad sihtgrupid, et hetkel on meil selline 8 erinevat sihtgruppi ära lahterdatud ja seal on siis erinevad teenused, erinevad võimalused, mõned soovitused, et mida sellise sihtgrupi noorega teha. Jällegi need kaustad ainult täienevad järjest, et kindlasti kui teil on endal näiteks mõned meetodid, mida te erineva sihtgrupiga kasutate, siis kindlasti jagage meiega ja kindlasti me need sinna lisame, et kõik asjad, mis toimivad, siia lõpuks ka jõuavad. Samamoodi metoodika kaustas siis, et kolmas kaust on metoodika kaust, et võib-olla nagu mida me teame nagu erinevate finantskirja oskuste vallas, mida me teame taastavast õigusest, kuidas traumateadlikult läheneda, kuidas võib-olla ettevõtetega suhelda, et näiteks töö- ja karjäärivaldkonna kaustas on meil ka nimekiri siis ettevõtetest, kes on võtnud tööle alaealisi noori. Ehk et kuna nad eelnevalt on neid alaealisi noori tööle võtnud, siis võivad nad ka teie piirkonnas olla nagu altimad ka seekord seda 16-aastast noort näiteks tööle võtta. Ehk et sellised nimekirjad on meil seal, erinevad töölehed, mida kasutatakse. Töölehed on ka meil näiteks, ma nägin, et Pärnu on sinna lisanud enda töölehed, et kindlasti, et kui töölehti lisada, siis et kui nimi on juures, siis on kohe hea teada, kellega ühendust võtta, et kuidas seda töölehte kasutama peab, mida tegema peab, kelle puhul see toimib, kelle puhul ei toimi. Et kui te tahate sinna ise ka midagi lisada, siis kindlasti andke meile teada, et me teaksime ka, kelle poole pöörduda ja kelle käest neid asju küsida.
Siis on meil ka koostööpartnerid, hetkel on seal Töötukassa ja noorsootöö valdkond, et need on meie peamised koostööpartnerid, aga jällegi see ka aegapidi järjest täiustub. 5. on enesehoid, mis tegelikult ikkagi suunab hetkel YouTube'i kanalile, kus meil on siis erinevad enesehoiuga seotud videod. Et kui need kõik videod läbi vaadata, siis need kokku vist olid 3,5 tundi kuskil. Et tegelikult igas kaustas on meil ka juurde kirjutatud see, et kui palju aega umbes võtab nende videote või nende asjade läbimine, et te teaksite ka ise arvestada, võib-olla tükitada, et kui te neid asju läbi hakkate tegema. Kommunikatsiooni osast ma juba rääkisin, siis on ka statistika ja analüüs, et seal on info jällegi, kust statistikat leida, kuidas seda teha, mis on hetkestatistika, et kindlasti soovitame seda kausta ka vaadata ja siis sellised suuremad üritused, et näiteks see viimane eelmise aasta koostööpäeva info ja slaidid ja küsimuste vastused on kõik seal. Ja meil on kohe ka leida tegelikult see info, et kes on juhtumi korraldajad erinevates piirkondades, on olemas ka kodulehel, aga see on ka siin, et see on tegelikult jooksvalt muudetav, et kui keegi näeb, läheb see kausta, näeb, et tema kontaktinfo on siin vale, tema piirkonnas on keegi teine üldse, kes sellega töötab või mingis teises piirkonnas, siis oleks hea kohe jälle, kui te annaksite meile märku, et me saaksime ka kodulehel selle info õigeks muuta. Toon ka välja selle, et need lisaks juhtumi korraldajatele erinevates piirkondades on meil seal märgega juures nendest, kes on tegelikult piloodid ehk kes võib-olla natukene süvendatumalt on tegelenud selle noortegarantii tugisüsteemiga. Tõin välja nende inimeste nimed. Ma loodan, et nad ei pahanda ja on väga tänulikud sellele, et nad teavad, et nad on spetsialistid, et kui kellelgi mingi küsimus on, siis on kindlasti nemad ühed inimesed, kelle käest saab kiiresti infot, kuna lihtsalt nad on sellega natukene kauem tegelenud. Ja lisaks sellele 4 siis piirkonnale, Pärnule, Valgale, Kohtla-Järvele ja Narva linnale on sellest aastast meil käimas ka selline maakonnaülene lähenemine, mida me siis katsetame Viljandi ja Valga peal. Ja seal kindlasti edaspidi on siis ka Inga Tikk, kes saab küsimustele vastata, küll aga ma ütlen siinkohal, et kuna me alles alustasime, siis ärge olge pahased, kui kõiki vastuseid meil veel ei ole. Et me alles katsetamegi, me tahamegi näha, kuidas see toimib. Ja tegelikult ega see maakonna ülesus ongi seotud siis selle visiooniga, millest me ka koostööpäevadel rääkisime, ehk et kuidas maakonnad võib-olla ühiselt saaksid edasi liikuda, kuidas oleks see asi natukene ühtlustatum ja kuidas oleks siis ka näiteks koordinaatorid ja omavalitsusliidud kaasatud. Et seda me tegelikult teiega kõigiga oleme valmis arutama, me oleme valmis kohale tulema, kui teil tekib mingi idee, mingi mõte, mingi küsimus, siis jällegi kirjutage meile, helistage meile, et saame koos selle ära lahendada, et kindlasti me oleme juba tegelikult mõne maakonnaga kokku leppinud, et me tuleme kohale ja arutame koos, arutame ühiselt, et milline see kõige mõistlikum variant on. Ja see on seotud nüüd selle rahastuse teemaga, ehk et mõte on selles, et esitatakse ühine rahastustaotlus. Et see on tegelikult asi, kuhu me tahame liikuda. Kui te tahate eraldi ikkagi esitada, siis kindlasti võtke meiega ühendust ja arutame läbi, sellepärast, et on oluline teada, et minimaalne summa, mida rahastada saab, on 200 000 selles uues rahastuses. Statistikast ka paar sõna ja siis ma kohe lõpetan selle osaga. Et nagu me teame, siis kogu aeg kohalike omavalitsuste arv tõuseb, kes noortegarantii tugisüsteemiga on liitunud ja tõuseb ka noorte arv. Aga tegelikult, mida me natukene näeme juba, on see, et kuigi noorte arv kogu aeg tõuseb, siis mida rohkem me oleme selle noortegarantii tugisüsteemiga tegelenud, siis tegelikult on näha ka noorte arvu langust. Ehk et kuna nüüd tuli jälle hüpe, siis ilmselgelt tõusis ka noorte arv, aga kui me kõik oleme sellesse kaasatud ja oleme juba mitu korda seal osalenud, siis ilmselgelt see noorte arv hakkab ka langema. Et see korrelatsioon on küll päris hästi märgatav. Ja lisaks, et ka selles mõttes võib-olla näeksite jällegi seda, et kõik noored ei vaja abi. Me teame, et umbes 40% nendest noortest, kes teie nimekirjades on üldse välismaal, kuskil 5% leiavad ise töö ja õppekoha, 5% hooldavad hetkel ikkagi väikelast või hooldavad sellist perekonnaliiget
ja 0,3% on ka öelnud, et nad alustavad ettevõtlusega, aga nad ei ole lihtsalt veel seda registreerinud. Nende puhul tihtipeale on ka võib-olla see küsimus, et teinekord nad otsustavadki seda mitte registreerida ja vajavad ikkagi järgmises seires näiteks abi. Et kindlasti sellega arvestada. Et kui me teeme sellise hästi kiire väikse arvutuse, siis üle-eestiliselt me saame öelda, et kuna selles seires umbes 12 000 noort oli, umbes selline 70% nendest noortest tuge ei vaja, ehk laias laastus selline 4000 noort, kes võiksid vajada meie lisatuge. Aga siin me peame arvestama, et tegelikult lähevad siia juurde veel, et 27–29-aastased noored ja lisaks veel need noored, kes on töötukassas arvel ja neid noori on kuskil 10 000 noort 16–29 aastast läbi aegade olnud umbes selline sarnane number. Ja kindlasti on ka näha seda, et töötukassas näiteks just see haavatavam sihtgrupp, et nad ei püsi seal, et siin on kindlasti vaja meie lisapanust. Et kindlasti on hea, kui on teie info siis teie maakonna töötukassas ka olemas, et nad spetsialistid teaksid teid siis teie poole neid suunata. Ja lisaks on ka töötukassaga meil tegelikult selline kokkulepe, et kui see noor läheb arvelt maha näiteks rikkumisega, et ta käis esimene kord ja tagasi ei tule, et siis tegelikult sinna arvelt maha mineku kirja, mida see noor saab, lähevad tegelikult teie kontaktid. Ehk et noortegarantii tugisüsteemi spetsialisti kontakt läheb sinna, et vabandust, et te olete küll töötukassast arvelt maas, aga võiksite pöörduda siis omavalitsuse spetsialisti poole. Et selline kokkulepe on ja sellepärast on ka hästi oluline, et teie kontaktandmed oleksid kogu aeg õiged. Et muidu lihtsalt ka töötukassa suunab vale inimese juurde lõpuks selle noore. Et kui Liis rääkis meie sellise 11. hooaja algusest ja rääkis võib-olla konkreetsemalt ja spetsiifilisemalt just noortegarantii tugisüsteemist endast, sellest, millega te võiksite siis arvestada, et mida me püüame omalt poolt ka teha selleks, et teil oleks, kuidas siis öelda, ma ei saa öelda lihtsam, aga parem teadlikkus, millised võimalused on ja üksteiselt õppida, sest see kõik on ju tegelikult pidevalt arenev, et ei ole õigeid vastuseid. Ja rääkis veidi sellest, et millised rollid üldse siis sellel spetsialistil on ja millised on need muud võimalused nagu kommunikatsioonid, millised metoodikad, ehk siis kogu selline õpipesa, mis küll hetkel on meil Google Drive'is, aga loodetavasti, nii nagu Liiski ütles, saab see ühel hetkel võib-olla sellisesse paremasse vormi. Et siis ma tahtsin lihtsalt korraks kommenteerida seda, et ma märkasin sellel hetkel, kui Liis ka ütles selle, et 20% on individuaalset tööd, et siis see võis tekitada erinevat küsimust, et kas tõesti on võimalik, et seda on nii vähe. Siis üks teema on kindlasti see, et väga erinevates omavalitsustes võib olla ka erineval hulgal siis juhtumikorraldajaid, kus üks või teine pool on rohkem ära jagatud, et üks osapool võib-olla keskendub rohkem ühele või teisele, aga et võib-olla see individuaalse töö osa siinkohal on ka see, et võib-olla see on konkreetselt kontakttöö noorega, aga see, et selle noorega tööd teha, mis on ju ka tegelikult nagu individuaalselt tema heaks, siis kajastub pigem võib-olla sellises võrgustikutöös või teavitustöös, ehk siis nad kõik on tegelikult väga-väga omavahel seotud. Aga miks meie jaoks oli oluline kuidagi mõtestada seda protsenti, kui meil on selline üks täiskohaga töötaja, on ka see, et see on ka see aeg, kus siis töötaja teab, et ta on kindlates ruumides, kindlates kohtades vastavalt noortele, ehk siis see on see kontakttöö sellel hetkel. Nii et võib-olla lihtsalt tahaksin juurde öelda seda, et individuaalne töö on kindlasti noore heaks laiem, aga just selline kontakttöö noorega, individuaalne töö noorega on umbes olnud tundide arvuliselt siis 20%, et see võib-olla siis annab selle arusaamise, et tegelikult kõike, mida me teeme, on individuaalselt noore heaks, aga et kuidas me siis tõlgendame seda töölõiku. Aga see, mida mina tahaksin korraks teiega jagada, on tegelikult esmalt ma tahan nagu teid tunnustada, et ma ise ei ole olnud kunagi küll noortegarantii tugisüsteemis see spetsialist, kes noorega töötab, aga olen siis teistel teedel ja tean, et lisaks sellele, et te tegelete noortegarantii tugisüsteemiga, kes ei ole otseselt pilootprojektis seotud, te tegelete ka veel väga palju teiste asjadega, mis tähendab seda, et see, mida teie peate teadma, on ikka väga-väga lai. Ehk siis, et kust leida siis kõige kiirem informatsioon alati, et seda konkreetset noort toetada.
et sellest olete ilmselt küll super inimesed kõik, et te suudate ja teate ja just sellest vaatest ma mõtlesin korra, et kui me räägime siis nii noortegarantii tugisüsteemist kui ka noorte toetamisel, siis nii olukorras noorte kas siis riskis või juba olukorras noorte toetamisel, et mis siis on veel samal ajal käimas või kust võiks midagi lisaks lugeda, sest see on ka üks mõtetest, mida ka Liis enne ütles, et kui on tulemas ka uued rahastussüsteemid, siis meie soovi on see, et igal spetsialistil oleks aega ka mõtestada, analüüsida, õppida, arendada. Lisaks sellele, et me seda tööd teeme, siis tuua korraks lauale need teemad, mis võiksid ühel või teisel moel olla sellega seotud ja kuidagi teie sellist teadlikkust siis tõsta, et te saaksite selle sisse minna ja seda enam, kui teist võib-olla saavad ka need spetsialistid, kes võib-olla ka uue ESF meetme valguses ongi need spetsialistid, juhtumikorraldajad ja saavad seda teha täiskohana ja võib-olla mitte siis ühe osana oma tänasest tööst. Aga see kindlasti on ka sõltuv omavalitsuse suurusest, et see ei tähenda, et igal pool peab olema kindlasti täiskohaga, kui me räägime noortegarantii tugisüsteemist. Aga lihtsalt nende jaoks, kes võib-olla on täiesti uued ja ei ole selle teemaga mitte kunagi varasemalt olnud seotud, siis väga kiire selline ajajoon, et selle teemaga on tegelikult juba tegeletud teadlikumalt ja järjest teadlikumalt peaaegu 12 või 13 aastat, kus siis rohkem kui 10 aastat tagasi avastati tegelikult üllatuslikult, et iga kolmas noor oli tegelikult haridus- ja tööturult välja ja sellest algas tegelikult selline üpris kiire arendustöö noortegarantii nime all. Ja Eesti murekoht oli see, et meil on tegelikult väga palju võimalusi ja esimene noortegarantii andis ka sellise suunise igale riigile, et sellele hakata kiiresti reageerima, siis mõtestage ära, mis teil täna juba on ja teadlikumalt siis suunake seda sellele kindlale sihtrühmale. Ja siis selge on see, et ma usun, et olete nõus, et meil on Eestis väga palju võimalusi, kas meil on neid piisavalt, ressursiliselt on omaette küsimus, aga võimalusi on palju. Aga need noored, kes võiksid tuge vajada, neil ei ole ju kuhugi ette pusale kirjutatud, et mina olen see noor, et kuidas nad siis tegelikult üles leida ja võib-olla ka natuke siis proaktiivsest vaatest ja ennetavalt. Ja siis tegelikult sai alguse see noortegarantii tugisüsteemi loomine, mis nüüd erinevate etappidega pidevalt siis hoitakse siis fookuses mingid kindlad teemad. Ja hetkel on siis alanud 4. faas, kui seda võib öelda, kus me siis püüame vaadata ka sellist maakondade ülesust või koosluste ülesust lähenemist, et kui kõik Eesti omavalitsused, mida me väga loodame, tahaksid ju olla osa sellest süsteemist, siis on selge, et mina ja Liis üksi jääme kindlasti väheks teie toe vaates, et siis leida ka tegelikult kaasamõtlejad maakondlikult tasandilt. Ehk siis loomulikult on meie soov ja lootus, et ka uue taotlusvooru või siis loomulikult, kui omavalitsus leiab, et tal on oma see eelarveline võimalus olemas, et see taotluse tingimus ei ole ju see, et te peate kindlasti maakonnana esitama, aga see on meie soovitus. Aga kui näiteks ka siin, et suurlinnad, näiteks nagu Tallinn, mille puhul me näeme ju ka, et on suur tõenäosus, et nad ju esitavad ka taotluse eraldi, oleks kindlasti ikkagi selles infoväljas ja kaasatud nendesse erinevatesse tegevustesse, sest et nii me saame teha tegelikult toetavaid tegevusi koos ja üksteiselt õppida. Aga et see on siis meie selline tänane fookus ka uues siis etapis, kus me piloteerime siis hetkel, kui ma nüüd ei eksi, siis 10 kohaliku omavalitsusega, sest see just sai alguse ja nii nagu Liis enne ütles, siis Valgamaal me proovime seda katsetada siis meie rahastuse ehk siis Sotsiaalministeeriumi poolse rahastusega, aga maakondlikku vaadet teeb ka ju juba praegu Lääne-Virumaa, nii et võib-olla on ka Lääne-Virumaa esindus siin täna, nii et kui on küsimusi, siis saate kindlasti küsida. Ja te näete tegelikult siin all ka seda numbrilist muutust, et 39 000 pealt tänast arvu meil ei tea, see statistika ei ole väljas, aga see näitab tegelikult, et väga palju noorte arvu muutus on seotud ka selliste struktuursete otsustega, ehk siis kuidas me korraldame seda tööd, kas siis riigis või omavalitsuses ja seda mitte siis ainult tagantjärgi, vaid ka ennetusvaatest. Ja teine slaid, mis paljudel on kindlasti väga tuttav, et seesama noortegarantii tugisüsteem on täpselt sama nimega nagu noortegarantii ja ehk siis ta on selle osa nüüd siis uuest perioodist ja seal tehakse väga erinevaid tegevusi ja tõenäoliselt ma ei eksi, kui ma ütlen, et ka selle uue vaatega, mis me proovime ka siin rahastada ESF-i kaudu, on see teatud mõttes selline kese, kus kõik need erinevad pooled ka kokku tulevad ühel või teisel moel.
ja juba nimetas ka Liis enne seda, et ka uus rahastus ja uus arendustöö on tegelikult siis väga suuresti sellest vaatest, et kuidas me siis ikkagi teadlikumalt saame noorteni jõuda ja seda mitte siis üksikvaldkonnana, vaid siis koosluses ja selleks siis on planeerimisel ka seda rahastust. Nii et kindlasti kutsun veel kord üles mõtlema neid omavalitsusi, kes veel kaaluvad ja mõtlevad, et kas ikkagi sellele protsessile kaasa tulla, siis loomulikult soovitan väga. Aga üks asi, mida ma enne ka teid tunnustasin, et te suudate nagu niivõrd paljude asjade vahel kogu aeg seal žongleerida, et mis vajadused teil parasjagu sihtrühmast tulenevalt, et mida te justkui peaksite kõike teadma, siis ma tõin korraks siia lauale teile lihtsalt teadmiseks ja väga lühidalt annan ka, et miks võib-olla selle teemaga tutvumine võiks teid ühel või teisel moel toetada. Ja üks nendest, millest ma räägin natukene põhjalikumalt, on siis tõesti see ka uue rahastuse vaates, et mida me siis loodame, et te võtate oma taotlemise aluseks ja need ei ole kuidagi siis minu või Liisi või Kelly poolt siis kokku pandud mõtted, vaid need siis tulenevad tegelikult pikaaegsest sellisest koosloomelisest protsessist, kus siis väga palju praktikuid, tegelikult noori ja erinevaid siis poliitikakujundajate tasandilt olid koos ja proovisid mõtestada, mis siis Eesti vaatest võib-olla oleks see kõige parem lahendusviis, teatud mõttes selline raamistik. Aga sellest ma räägin veel natuke täpsemalt. Siis teine, millega ma kindlasti soovitan vägagi tutvuda, on siis Tartu Ülikooli Narva kolledži poolt loodud siis selline mudel nagu N-telg, kus nad siis püüavad. Igal pool me räägime kogu aeg, et noortekeskne lähenemine, mida see siis tegelikult tähendab. Ja nemad siis püüdsid selle ka oma selles mudelis ära mõtestada ja annavad seal teatud siis ettepanekuid ja suuniseid, millest ma ka tegelikult ühe natukene põhjalikumalt räägin ja siis kolmas tegelikult on siis Tallinna Ülikooli poolt, kus nemad siis keskendusid rohkem võib-olla sellise võrgustikutöö vaatesse ja kuidas siis seda lähenemist üles ehitada. Nii et noor saaks toetatud, siis on selline ütleme mudel siis nagu tasku ja siis tekibki see küsimus, et kuidas need kõik siis ühte kokku panna, et millal ma miskit peaks arvestama või looma või järgima. Ja siis tegelikkuses, kuna tegemist on ju selliste valdkondade ülesustega, siis väga palju, ma usun, et te ise olete osalenud ka nendel infopäevadel või olete osalemas, kuna need ju tõenäoliselt ka pidevalt toimuvad. Näiteks ka täna oli üks hommikul, siis on ka noorte valdkonnas väga palju erinevaid nutikaid mudeleid loodud, mis ühel või teisel moel tegelikult meie sihtrühmani jõudmist või toetamist siis tegelikult toetavad. Nii et sellised, siin on muidugi ainult 4 hetkel, aga neid võimalusi on rohkem. Ja nüüd tekib siis küsimus, et mis ma nüüd selle teadmisega teen ja kuidas see tegelikult seda noortegarantii tugisüsteemi vaatest mind siis tegelikult edasi aitab. Ja selleks ma tahangi öelda, et meil on olemas varasemalt ka põhjalikum video selle kohta, kui me rääkisime lahti, mis niitolukorras noorte toetamise teenuste koostöömudel on ja selle kohta või seda algdokumendi ennast leiab ka meie Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt siis, mis see siis tähendab ja põhimõtteliselt on ta siis selline hea ülevaade sellest, kuidas kogu seda süsteemi võiks siis korraks mõtestada ja sellel põhjusel ma korraks ka jagan seda, et mis selle dokumendi loogika on ja võib-olla see aitab teil praegu ka mõelda kaasa sellele, et kuidas te täna seda teete ja kui te näete siin arendusvajadusi, siis kuidas siit võiks edasi liikuda. Üks on siis kindlasti see raamistik tegelikult toob fookusesse selle, et kui me ei tunne noori, kes meie piirkonnas on, siis on väga keeruline ka teada, millist tuge või abi me võiksime vajada või milliseid metoodikaid. Ehk siis alustada tegelikult sellest sihtrühma olemusest ja ulatusest ja seda täna ka noortegarantii tugisüsteem ise aitab kaasa, sellepärast et me saame vähemalt teatud sihtrühma puhul selle ulatuse teada ja saame ka natukene jälgida seda, et kuidas siis iga poole aasta tagant see numbriline või siis tegelikult noorte taust muutub, ehk siis me hakkame mõistma paremini, et mis see toetusvajadus võiks teie piirkonnas olla. Ja sellest tulenevalt ma arvan, et me keegi täna tõenäoliselt ei argumenteeri või ei vaidle vastu, et üpris holistiline see on, üpris valdkondade üleselt tuleb sellele läheneda. Ja see tegelikult omavalitsuses aitab siis ka mõtestada selle raamistiku alusel, millised need kaasatud valdkonnad võiksid olla, ehk siis me nimetame seda laiemaks võrgustikuks ja et kuidas siis tegelikult kogu seda teemat siis koordineerida ja milliseid ressursse me võiksime vajada ja neid ressursse ongi võimalik siis tegelikult ka selle ESF-i meetme kaudu leida.
Kindlasti mingil määral see raamistik paneb mõtlema selle peale, et kui me teeme asju nii, nagu me oleme alati teinud, siis me ei pruugi jõuda selle tulemuseni. Ehk siis me peame üht-teist muutma võib-olla ka sellises laiemas, ma olen seda nimetanud töökultuuris või organisatsioonikultuuris, et kas me tõenäoliselt on selge, et me ei tea, kuhu poole me ju kõik pidevalt liigume, sest nii palju on muutusi. Ehk siis tegelikult me peame tunnistama, et me teeme oma parima ja me proovime seda koos lahendada, mis tähendab seda, et me läheneme sellisest hästi koosloomeliselt või ühisloomeliselt ja see annab meile selle võimaluse, et me mõtleme ka sellele teemale, et me oleme avatud kogu aeg uuele. Ehk siis, et me katsetame, eksperimenteerime ja näeme, mis on parim praktika. Ja see on kindlasti üks oluline osa ka meie tänasest piloteerimisest, kus ma ütlesin, et meil on 10 omavalitsust ja me vaatamegi seda, et kuidas tegelikult erinevad omavalitsused lahendavad asju erinevalt ja mis on meil sealt üksteiselt õppida ja tuua seda siis kõikide KOV-ide tasandile, et see teadmine jääks või teadmine jõuaks paljudeni. Ja selle põhjal tegelikult tekivad ju meie edasised tööpõhimõtted, et kas me liigume koos, kas me liigume eraldi. Ehk siis, kas me lähtume noortekeskusest, kas me võimaldame noortele erinevaid teekondi, isegi kui nende murekohad on sarnased, sest et tegelikult ühesugust lugu ei ole. Ma arvan, et seda te teate kõik ise väga hästi samamoodi. Ja sealt tekib ka see, et me peame mõtestama, et erinevad lähenemised peavad siis koosmõjuna olema ja seal tekib võib-olla ka selline tuumikgrupp, et kes siis hoiab sellel kõigel rohkem silma peal. Ja üks hästi oluline osa sellest, et kui minna seda teed, mida ka raamistik soovitab, et me räägime sellisest noortekeskusest, siis järjest enam tuleb lauale see, et milline on noore roll ise selles meieni jõudmisel, toe saamisel ja meie järjest enam peame arvestama sellega, et me peame teadma oma piirkonnas oma noori tundma ja ka tajuma, kuidas nad on täna neid asju lahendanud selleks, et nendeni jõuda, sest et iga noor ju püüab ellu jääda erinevalt ja järelikult me peame sellega arvestama, kas siis temani jõudmisel või toetamisel või selles, et kuivõrd palju tal on endal tegelikult ressurssi otsustamaks, kuhu ta liikuda tahab. Et ma usun, et meil on kõigil olnud ka kogemusi, kus noor ütleb, ei, sa ütle ise, et ma ei suuda ise enam, et mul on hea, et keegi torgib. Mis tähendab seda, et mida rohkem me noori tunneme, seda teadlikum me oleme, kuidas me saame ühiselt edasi liikuda. Aga see tuleneb hästi palju sellest ühiselt kokkulepitud töökultuurist, et kas see on meie kokkulepe. Ja sealt siis juba järgmised sammud on, et kuidas me siis need sekkumised siis või meie toetamised siis noorte puhul siis valdkondade üleselt kokku lepime. Ja üks hästi oluline osa on kindlasti see ligipääs, et kelleni me siis tegelikult jõuame ja kelleni me tegelikult täna ei jõua. Et kas me jõuame nendeni, kes rohkem küsivad või peaksime jõudma ka nendeni, kes võib-olla ei oska küsida, aga me võib-olla ei ole osanud kommunikeerida nendeni jõudmist või oleme me kasutanud võib-olla midagi sellist, kus nad ennast ära ei tunne. Ja muidugi mingil määral hästi oluline, mis see raamistik ka välja toob, on see, et aeg-ajalt siis seda tegelikult ju kõike analüüsides ja arendades me tajume, et kui me mingite tagajärgedega ei tegele, et mis siis võiks juhtuda, et kuidas see on siis mõjutatud teistele osapooltele. Ja kuna enamjaolt ju kõik siin tänagi on ju seotud omavalitsustega, siis te olete ju teadlikud, et sarnaselt noortegranti tugisüsteemile on siis teil võimalik ka ju proaktiivselt nüüd teada saada ka inimeste kohta, kellel on puue määratud. Siis kindlasti ka sellised järjest enam riigi poolt antavad tööriistad võivad teie kohalikku poliitikat muuta, sest et kui te saate teada, siis on vajadus ka tegeleda ja siis on järelikult vajadus ka lisaressurssideks, et seda tuge siis nendele inimestele, kes siis nüüd soovivad ka tegelikult pakkuda. Nii et see on tegelikult laiemas plaanis siis selle raamistiku loogika, kuidas ta on üles ehitatud ja kui te loete juba seda raamistiku iseennast, siis see aitab teil tegelikult mõista ühe või teise etapi osa. Ja järgmine, mis ma nimetasin, oli seesama NDL kui see noortekesksus, et ma väga soovitan sellega tegelikult tutvuda, et eriti selles, kui te mõtestate näiteks erinevaid lähenemisi, mida te noortega teete ühel või teisel maal, on ta siis noorte valdkonnas, on ta sotsiaaltöös, haridusvaldkonnas, ütleme siis laiemalt noortepoliitikas, noorte heaks, siis seal on välja toodud sellised teatud komponendid või tegurid või kuidas me sellised poliitilised sõnad on, ütleme siis head suunised või mõtted, et mille kaudu peegeldada oma lähenemine, et kas te olete sellele näiteks mõelnud.
näiteks spetsialisti vaatest, et kas me suudame näiteks tegelikult respekteerida noort sellisena, nagu ta on, või võib seal olla mingisugused erinevad takistused või barjäärid, sest et ma ise usun millessegi muusse kui näiteks noor ja kuidas siis neid dilemmasid lahendada. Ja seal on sellised väga head praktilised küsimused. Ma olen siia lihtsalt ainult ühe näite teile pannud, mis on respekteerimine. Aga hiljem ma tutvustan teile ka korraks seda tegevuskava, et need või siis sellist analüüsi tööriista, kui te tunnete, et te tahaksite seda kasutada, siis need samad lähenemised on sinna ka sisse toodud, et te saate ise täiesti rahulikult need läbi mõelda ja arutada siis oma meeskonnakaaslastega. Ehk siis sellest vaatest ma väga soovitan seda noortekesksuse või NDL ja dokumenti kindlasti tutvuda ja mitte ainult võib-olla siit niitolukorras noorte või noortegarantii tugisüsteemi vaatest, vaid laiemalt, et seal on väga head küsimused. Ja siis ma nimetasin ka, mis on Tallinna Ülikooli poolt tehtud see tasku, et võib-olla seal on väga palju huvitavat, samamoodi nii nagu ka Narva kolledži poolt loodud selle noortekeskuse puhul, aga võib-olla ma tooksin siit välja enda jaoks sellise fookuse, et võib-olla see nihe, mis on muutuses, kui me mõtleme ka seda raamistikku, on see, et mille kaudu me seda muutust loome, et üks on võib-olla võrgustiku vaatest, et me prooviksime rohkem usaldada üksteist ja tajuda, kuivõrd suurt väärtust me loome ja väärtus tuleneb siis sellest, kuidas noor tunneb, et millal tema meid rohkem vajab, ehk siis noor paneb tegelikult sellise hea, ütleme oma väärtuste vaates siis meie töö tähenduslikkusele siis hinnangu. Aga võib-olla laiemalt ma tahaks tuua selle fookuse see, et püütakse noort või soovitatakse noort siis toetada või mõjutada tema identiteedi muutmise või toetamise kaudu. Et ma kasutan siin praegu võib-olla üldsegi mitte meie temaatilist näidet, aga ma usun, et aasta alguses väga paljud inimesed mõtlesid, et mina nüüd hakkan kilosid kaotama ja tahan olla kõhnem, siis see samas kontekstis tegelikult tähendab see seda, et mitte ma ei keskendu sellele, et ma tahan alla võtta kilosid, vaid ma keskendun sellele, et ma tahan olla tervislik toituja või ma olen ju tervislik. Ehk siis, et kõik kaalutlusotsused, mis on ka selline uus sõna ka nii raamistikus kui ka teistes dokumentides, tuleneb sellest, et kuidas me siis toetame noore identiteedi muutust, mitte ei keskendu siis minu näite puhul siis sellele, et ta peab kilosid alla võtma, ehk siis sellised tugevused ja identiteet on see, mis siis omakorda toetabki seda, et noor on, mis on uus ka sihuke siis tegevusvõimekam või toimevõimekam, eestikeelne sõna siis agentsusele, et selle kaudu tema tugevusi märgates ja toetades ta liigub enesekindlamana edasi, mis siis tegelikult seda tehes on võimalik, siis on vajadus talle pakkuda positiivseid kogemusi ja võimalusi ja meie kontekstis jõuab siis oma hariduse või tööelule siis lähemale. Et kindlasti siit mitte üht-teist, siin on väga palju põnevat, aga et võib-olla mina tooks hetkel siit just selle väärtuse ka välja. Ja kui nüüd mõelda sellele, mis ma siin rääkisin, et kuskil nad peaksid siis ju kokku saama, et mis see siis nagu päriselt tähendab, et kuhu me need siis kõik selle teadmise siis paneme, et need, kes on juba noortegarantii tugisüsteemiga või laiemalt noorte toetamisega tegelenud või siis on täiesti uued või arendamas, et siis tõenäosus on ikkagi see, et ju see on üpris selline tavapärane erinevate lähenemiste või tegevuste või toetuste või teenuste puhul, et keegi paneb paika, et millistel tingimustel keegi selle saab, keegi paneb paika, et kuidas see noor siis sellesse teenusesse jõuab, kuidas toimub kontakt, hindamine, mida ta võiks vajada ja kuidas on siis kogu see tema toetamine üles ehitatud ja meie puhul siis on ka see, et me ei jäta teda üksi ka siis, kui ta väljub meie tegevusest, teenusest, vaid et me püüame ikkagi hoida teatud aja temaga kontakti. Üks oluline osa on selleks, et teada, kuhu ta lõpuks jõuab, aga teine oluline osa on siis kindlasti ka see, et ta ei kukuks tagasi sellesse, vaid et see oleks sujuv üleminek. Ja mina lihtsalt panen mõned mõtted siia, et lähtubki sellele, et mis siis tuleks nüüd raamistikust või nendest teadmistest, mis ma siin nimetasin, need arendustööd, siis võib-olla mõttes hoida on see, et ei ole alati meie need, kes võib-olla märkame, vaid me saame seda teha kellegi kaudu või keegi, kes teab. Me peame järjest enam mõtlema sellele, et milline on siis tegelikult selle noore roll sellesse jõuda, seal otsuseid teha ja valida see teekond, et kui palju me tegelikult võimaldame talle seda keskkonda. Ja kuna see
see raamistiku ja kogu selle arusaamise üks mõte on selles, et olenemata sellest, millisest uksest ta siis sisse astub, ta võiks ikkagi jõuda lõpuks selle toeni, kuhu ta tahab jõuda, siis et kuidas me siis kokku lepime, mida see esimese ukse asutus siis tähendab ja millised need asutused üldse meie piirkonnas on, kes võiksid arvestada sellega ja järelikult ka sellest olema kursis ja olema kaasatud ka laiemasse võrgustikku või siis tuumikgruppi. Siis kindlasti üks hästi oluline osa on ka see, mida ma enne ütlesin, et mida enam omavalitsus saab teadlikumaks oma sihtrühmast, seda rohkem ta tajub, aga kas meil on piisavalt ressurssi selleks ja et ei tekitaks seda ohtu, et me hakkame tegutsema kellegi arvelt, siis tuleb nagu eelarveliselt läbi mõeldagi, et mis on siis kelle roll, kes saab millist ressurssi tagada, et üks või teine näiteks, et me ei hakka tegema selliseid kaalutlusotsuseid, et ma ei tea. Muidugi mõnikord on see võib-olla vajalik, et me anname kogu rahastuse või fookuse ainult ühele sihtrühmale, aga siis tekibki see küsimus, et kui me seda teist sihtrühma ei toeta, et kuidas see tegelikult mõjutab siis meie hilisemaid vajadusi, näiteks tõstab näiteks sotsiaaltoetuste eelarve osa või muid pooli. Ehk siis, et kuidas siis üles ehitada ikkagi see eelarve selliselt. Ja kuna ka meil on väga erinevad suunised, erinevad rahamärgid, siis kindlasti mõjutab see ka seda, et kuidas me kokku lepime, et kuidas me siis, mis me võtame selleks ajakavaks, et kas me oleme väga paindlikud, et me lähtumegi noore enda vajadusest või on siin meil mingisuguseid kokkuleppeid vaja, et kui pikalt me üldse saame ühel või teisel moel noori kaasa aidata. Ja et millist ühiskompetentsi me tänu sellele, et me töötame nüüd mitte üksikvaldkonnana, vaid ühiselt, et mingisugused kattuvad kompetentsid meil tekivad ja et kuidas me siis selle saavutame. Ja veel viimased mõtted siin selle slaidi puhul, et mis on võib-olla isegi üks, ma ei saa öelda, et üks olulisemaid, aga kindlasti üks väga põhjalik analüüs, et millist muutust me siis tegelikult ühiselt sellele noorele loodame või ootame, sellepärast et igalühel on ju omad ootused, mida me noorele siis pakume, et kes võib-olla tegeleb rohkem sellega, et ta jõuab tööhõivesse, keegi tegeleb rohkem võib-olla sellist ebasoodsast olukorrast väljumisel, keegi võib-olla haridusvaldkonna, keegi, ma ei tea, noore enesekindluse ja tugevuste leidmisega, et kuidas me siis tegelikult oma tööd kirjeldame ja kuidas me siis hiljem seda ühistööd hindame. Et täna need sellised analüüsi tööriistad pigem toetavad seda, et me saame teada, mida meie oleme teinud, aga et mis on olnud vastastikuse potentsiaal, kuna me oleme neid asju teinud ühiselt. Ehk siis see paneb nagu natuke rohkem mõtlema siis, ehk siis, et tundub justkui nagu sama teekond, mis enne, aga tekivad mingisugused uued arusaamised, et mida me peame siis ka läbi mõtlema. Ja loomulikult on siin palju rohkem seda, kui ma olen hetkel välja toonud, näiteks ka see, et lahenduse loogika. Et kas me siis lähtume sellest noortekesksusest, ehk siis kui noor sujuvalt liigub teenuselt teenusele, siis peavad meil ka olema kindlad põhimõtted, et tal igal pool on noorel õigus kaasa rääkida oma otsustes, et mitte see, et ühes on ja teistes mitte. Nii et see on selline võib-olla, kus nad kõik kokku said. Ja nüüd ongi siis see, et meil on olemas, et jah, ilus jutt küll, ilusad mõtted ja ma usun, te olete kõigega sellega hästi nõus, aga kuidas siis teada, et oma omavalitsuses siis, mismoodi siis sellega nagu edasi liikuda siin? Et hetkel on ta Exceli vormingus just sellel põhjusel, et me alles arendame seda ja püüame ka tänaste 10 omavalitsuse kaudu mõista, et kas kõik küsimused on sarnaselt mõistetavad ja kas need selgitused on piisavad siis, aga meil on väga hea meel, kui on veel omavalitsusi, kes oleksid valmis seda protsessi ette võtma, ka näiteks tulevase taotluse vaatest, et see annab teile väga hea arusaamise, kus te täna olete, kuhu poole te liigute ja mis võib-olla võiks rohkem fookusesse võtta. Ja siin on siis tõesti väga erinevad sellised küsimused, mis kõik tulenevad siis sellest samast raamistikust, aga olen siis kommentaare pannud kokku siis ka teistest dokumentidest, mida ma täna tutvustasin, mis aitab mõista, et mis fookus sellel dokumendil on või mis head teadmist see meie sellisele suuremale süsteemile siis juurde annab. Ja seal on siis ka järjest enam hakkavad siis tekkima ka see, et millised on need mõisted ja terminid, millest me räägime ja mis selle sisu content on. Ja seal siis üks teemadest näiteks, et kuidas planeerida, et see tegevus, mis me teeme, oleks jätkusuutlik, sest kui rahastus lõpeb, siis me ju tahaksime, et ka tulevikus need tegevused jätkuvad, ehk siis millel peaks juba keskenduma hetkel, juba sellel ajal, kui me samal ajal toetame ka noori, milliseid koostöökokkuleppeid näiteks oleks vajadus teha, et millised on meie väärtused või eesmärgid või kuidas me vahetame andmeid või kuidas me kommunikeerime või kuidas me hindame.
siis mis see noortekeskus on, siin ongi praegu näha, et ma olen välja toonud need noortekeskuse suunised ja siis on väikene selline kommentaar juures, et miks on oluline, et me seda teeme ja mis see annab noore vaatest. Ja see annabki mõelda, et kas me oleme täna nendele asjadele mõelnud. Ja siis loomulikult samamoodi, et etapid ja meetodid, et kui me teeme neid asju koos, et kas me oleme mõelnud siis nendele erinevatele küsimustele. Ja nagu te näete, tundub neid küsimusi ja ala selliseid valikuid väga palju ja see võib esmalt küll ära hirmutada, aga see on ainult teile endale tööriistaks. Ehk siis te saate ju võtta paindlikult sellele aega, te võite seda täita nii, nagu te sellel hetkel tunnete, see ei ole selline akadeemiline keel, formaalne keel, vaid see aitab teil lihtsalt, kuna seal üleval, ma võib-olla ei maininud seda, ma lähen korraks tagasi. Seal üleval on siis näha, et tekib justkui selline valgusfoor, kus sa saad esmase tunnetuse anda, et ei, et see ei ole hetkel nii, see on pigem nii ja naa ja jah, et sellega on juba enam-vähem korras. Ja see, kui teil on näiteks väga palju punaseid, ei tähenda, et nende kõikide asjadega peab kohe tegelema hakkama, sest see ei olegi reaalne. Aga see võimaldab märgata selliseid väikseid kitsaskohti ja tegelikult korraks kogu töö noortega, ma võiks öelda noortepoliitika vaatest, erinevate valdkondade vaatest korraks ühele dokumendile tuua ja luua sellist teadmist, et kuidas siis võiks kõige sellega edasi liikuda. Et see on selline natukene nagu alusvundament. Ja kui tekkis huvi selle vastu, kuna arendustöö veel käib, siis ma täiesti mitte privaatselt, vaid siis ma saadan teile privaatse lingi teie kohaliku omavalitsuse tarbeks, mida te saate siis kasutada täpselt omal soovil, omal kiirusel ja loomulikult oleksime väga tänulikud, kui te tajute seal midagi, siis te paneksite ka siin erinevaid kommentaare, millele me siis prooviksime ka kiirelt reageerida või vastata. Ja minu viimane slaid on see, et kui nüüd mõelda, mida me siin kõik oleme täna Liisuga rääkinud, kuhu me liigume ja kuidas see 11. hooaeg siin algab, siis mina ja Liis oleme siis endale ka ära mõtestanud selle aasta tööd, et millega me proovime siis sellel aastal tegeleda ja kõik need loomulikult toetavad teie igapäevast tegevust, teie küsimustele, kommentaaridele vastamist, arendustööle ja kui te mäletate või ma ei tea, kui paljud teist ühel hetkel osalesid meie eelmisel ühel kohtumisel, siis seal oli meie plaanid paadina, seekord on kalana ja keegi ütles, et peaasi, et see kala siis kuskile konksu otsa ei jää. Siis me loodamegi, et see konks olete heas mõttes teie või me oleme siis see kuldkalake, kes proovib täita teie ootusi ja soove, mis siis puudutab noorte toetamist, et kuna te saate kõik need esitlused, mida me täna kasutame, siis te saate ka siit täpsema info, aga kõike seda, mida me siin loome, me teeme ja võib-olla viimase mõttena selle, et ka siin on sellel kalal on näha selline sõna nagu põim, siis meie eesmärk on kõike seda, mis teie töölaual on, hakata kokku põimima, et ei oleks vajadus mis puudutab meie teemat, otsida kümneid ja kümneid dokumente ja juhiseid, vaid et oleks üks selge sõnum, kus te leiate kõik kiirelt, et teil oleks rohkem aega noortega tegeleda ja neid toetada. Aga aitäh minu poolt ja kui nüüd tekkisid mingid küsimused, siis muidugi püüan vastata, kui oskan.